Donetski kindlusevöönd kerkib esile. Venemaa teab, et peab viskama kõik, mis tal on, Ukraina kõige hirmuäratavamate kaitserajatiste vastu, mida Ukraina eales loonud on. Just seda on Putin käskinud teha. See ei toimi. Mida rohkem Venemaa proovib, seda rängemalt ta läbi kukub. Ja Putini Donbassi katastroof on seda tõestanud. Rünnak, mis pidi sõja lõpetama, on viinud selleni, et Venemaa on kõik kaotanud, kuna Ukraina valmistab ette pinnast Donbassi täielikuks vabastamiseks tulevikus. Ja me näeme seda kõike lahinguvälja matemaatikas. Räägime territooriumist. Venemaal läks sellel rindel aprillis väga halvasti, jätkates trendi, mida oleme näinud juba eelmise aasta talvest alates. Institute for the Study of War ehk ISW andmetel kaotasid Venemaa väed aprillis kokku 116,01 ruutkilomeetrit territooriumi. Tuleb siiski märkida, et see arv ei hõlma alasid, kuhu võivad olla imbunud väga väikesed Vene väeüksused. Need alad on niinimetatud hallid tsoonid, mida ei kontrolli tegelikult ei Venemaa ega Ukraina. Kuigi Venemaa väidab, et piisab ühest sõdurist, kes astub asulasse, et seda asulat enda omaks pidada. See netokaadu on suurim, mida Venemaa on kogenud alates 2024. aasta augustist ning see tuleb pärast mitut kuud järjest kahanevaid tulemusi, kus Venemaa on kaotanud rohkem sõdureid kui kunagi varem, loovutades samal ajal territooriumi. Märtsis suutis Venemaa ISWV andmetel saavutada netokasvu vaid 23,04 ruutkilomeetrit. See on nii aeglane, et võib pidada seisakuks. Veebruaris saavutati 122,73 ruutkilomeetri suurune juurdekasv, mis järgnes jaanuarile, kus Venemaa sai juurde 318,54 ruutkilomeetrit. Kui need arvud kokku liita, siis on Venemaa 4 kuuga saanud Ukrainas juurde vaid 348,3 ruutkilomeetrit. See on naeruväärselt väike number ja see näitab meile, et Putin on Donbassi katastroofi keskel. Näete, 2026 pidi olema aasta, mil Donbass lõpuks langeb Vene surve alla. Just seda Venemaa tahtis, et te usuksite, ja Kreml läks isegi nii kaugele, et ütles Ukrainale, et see peab oma väed Donbassist mai lõpuks välja viima. Vastasel juhul tunneb Ukraina kogu Vene armee viha. See viha tähendab tegelikult seda, et iga kuu kaotatakse 10 000 sõdureid, kuid territooriumi võidetakse vaevu midagi. Aga ikkagi, Vladimir Putin nõuab Donbassi vallutamist. Ta on isegi seadnud uue tähtaja Donbassi hõivamiseks, september 2026. See lihtsalt ei juhtu. Matemaatika ei klapi ja sa saad hiljem teada miks. Sellegipoolest on Venemaa alustanud ulatuslikku kampaaniat, kuna kevadrünnak on käimas ja näib jätkuvat ka suvel. Slovjansk on Donbassi peamine sihtmärk, kuna see on oluline lüli Donetski kindlusvööndis, mis valmistab Venemaale praegu nii palju raskusi. Aga et näha, kui otsustav on Putin oma tahte täideviimisel, peame vaid vaatama rünnakute arvu nädalal enne 27. aprilli. Sellel konkreetsel nädalal registreeriti Ukraina sõjas 2 viimase kuu suurim arv lahingukokkupõrkeid. Donbassi Pokrovski sektoris toimus 305 rünnakut. Huliapola sektoris toimus 147 rünnakut. Ja nii see jätkub üle kogu Ukraina, kuid peamiselt Donbassis. Kokku 1384 rünnakut ühe nädala jooksul, ehk keskmiselt peaaegu 198 rünnakut päevas. Mida Putin usub, on see, et rünnakute ulatuslik suurendamine näitab Vene sõjaväe ülekaalukat jõudu. Kuid see 2 kuu kõrgeim rünnakute arv saavutati samal kuul, kui Venemaa registreeris oma esimesed netokaotused peaaegu 2 aasta jooksul. See on paljastavam, kui Putin tahaks, et te teaksite, sest see näitab, et Donbassi piirkond ja eriti Donetski kindlusvöönd on palju raskemini vallutatavad, kui Venemaa arvas. Venemaa jätkab Donetski vallutamise esikohale seadmist. Kui Venemaa suudab jõuda selle oblasti halduspiirini, on Donbass sisuliselt Venemaa kontrolli all. Aga me oleme seda juba 4 aastat öelnud ja see ongi kogu mõte. Putini väed ei ole siiani selleni piirini jõudnud. Kindluste vöönd seisab neil endiselt ees, täpselt nagu alates sissetungi algusest. Ja edenemine rindel on nii aeglane, et see paneb Venemaad mõistma, et Donetski jõuga vallutamine läheb palju kallimaks, kui see väärt on. Donetsk ei ole kokkuvarisemise äärel ja Kreml teab seda. Üks põhjus, miks Venemaa edasiminek on aeglane peale Ukraina lahinguvälja matemaatika, millest varsti räägime, on see, et Venemaa jagab oma tähelepanu üle kogu Donetski. Edenemisi, kuigi väikeseid, tehakse siiski, isegi kui Ukraina nullib need edusammud, vabastades territooriumi mujal. Euromaidan pressiteatel on Venemaa saavutanud väikest edu Kramatorski Slovjanski piirkonnas, kus ta on vallutanud mõned väikesed külad. Ka kanal Tšassivjari lähedal on ületatud, mis võimaldab Venemaal avaldada tiivasurvet mujal. Ja Konstantinivkas, mis asub Tšassivjari läänes, üritavad Vene väed lihtsalt asulast kirde poolt mööda minna, samal ajal kui nad avaldavad Kramatorskile survet kagust. Vähemalt sellised on plaanid.
Kuid hoolimata väikestest edusammudest ei ole ükski Venemaa soov Donetskis täitumas. Probleem, millega Venemaa silmitsi seisab, on see, et ta hajutab oma jõude liiga laiali, kui üritab ülejäänud Donetskit vallutada. See võib tunduda kummalise väitena, arvestades, et Donetskis on vallutada jäänud vaid umbes 6000 ruutkilomeetrit. Kuid Venemaa kogetud tohutu hukkunute arv Donetskis, koos tema plaanide kokkuvarisemisega mujal, sunnib teda alustama täiemahulisi rünnakuid asulate vastu, mida ta üritab kõrvale jätta, nagu me nüüd näeme Konstantinivkas. See räägib kogu loo. Ukraina sõjaväeanalüütik Konstantin Maševets selgitab, mida me praegu selles konkreetses piirkonnas näeme. Venemaa läbikukkumise tõttu peavad Venemaa 8 ühendvägede armee ja 3. armee korpus nüüd murdma läbi Konstantinivka poole mööda lühimat teed, sisuliselt otse, kattes selle lõuna- ja kagulähenemisteed oma ründejalaväelaste surnukehadega. See on aeglane, kurnav ja mis kõige tähtsam, äärmiselt verine ja kulukas, ütleb Maševets. See võtab Venemaa Donbassi olukorra hästi kokku. Kõik Putini parimad plaanid lähevad luhta lahinguväljal, mis ei kulge nii, nagu tal oleks vaja. Et ükski tema seatud dramaatilistest Donbassi tähtaegadest näeks välja isegi ligilähedaselt saavutatav reaalsuses. Selles olukorras hakkab 6000 ruutkilomeetrit tunduma nagu 600 000 ruutkilomeetrit, kuna Venemaa väed on sunnitud ründama kaitseliine, mis põhjustavad tohutul hulgal kaotusi. Ukraina on samuti teinud Venemaal raskeks keskenduda oma jõupingutustele pealetungile Pokrovski suunast. Pärast umbes 2-aastast verist võitlust õnnestus Venemaal lõpuks jaanuaris vallutada Pokrovski kesklinn ning märtsis linna põhjaosa. Ukraina pani Venemaa iga tolli eest võitlema. Ukraina 7. kiirreageerimiskorpuse dessantvägede andmetel kaotas Venemaa ainuüksi selle piirkonna põhikaitsesektoris 6 kuu jooksul kuni 13. veebruarini 15 000 sõdurit. Kui lisada veel paljud teised kaitsesektorid, mille Ukraina on rajanud, siis näeme, et isegi siis, kui Pokrovsk oli langemas, kaotas Venemaa tuhandeid sõdureid. Venemaa plaan on nüüd liikuda edasi Pokrovskist Bilitskani, mis asub kohe Dobropiljast lõuna pool. Eesmärk on kasutada Dobropiljat veel ühe hoovana, mille abil Venemaa saab Kramatorski-Slovjanski piirkonda läänest tiivalt haarata. Kuid Ukraina on seal Venemaa plaane nurjanud, nagu ka mujal Donbassis. Ukraina veebruarikuu vastupealetung, mille käigus ta vallutas Venemaalt tagasi üle 400 ruutkilomeetri territooriumi oma lõunapiirkondades, oli tegelikult suunatud Donetskile. Venemaa soovis lõunaosas territooriumi hoida, et luua puhvertsoon, mis takistaks Ukrainal saata sõdureid Donetskisse. Kui see territoorium läks tagasi Ukraina kontrolli alla, oli Venemaa sunnitud saatma reservid, mis pidid olema mõeldud võitluseks Pokrovski sektoris ja mujal, hoopis lõunasse. Reservide puudumine tähendab aeglasemat edenemist ja just seda me näeme kogu Donetski rindel. Jällegi, matemaatika näitab seda. Rünnakute intensiivsus ja arv kasvavad, kuid territoriaalseid võite, mida Putin ootaks, pole kusagil näha. Parim, mida Venemaa on suutnud saavutada, on vaid mõne küla vallutamine, kuna neil ei õnnestu vastast tiivata. Aga just siin muutub olukord Putini käsilaste jaoks Donbassis tõsiseks. Ukraina paneb Venemaal maksma nii kõrget hinda peaaegu olematute saavutuste eest, et Donetsk hakkab Venemaa sõduritele tunduma kui surmalõks. See muudab kogu edasist sõjalist arvestust. Aga enne kui sellesse süveneme, vaatate saadet The Military Show. Kui saate meie kanalilt väärtuslikku teavet, siis ärge unustage tellida, et ei jääks ilma ühestki meie analüüsist. Ukraina on vastanud Venemaa uuele pealetungile Donetskis parima võimaliku kaitsega – droonidega. Neid on tegelikult nii palju, et Ukraina on droonide rindele saatmise arvult Venemaast kaugele ette läinud. Ukraina presidendi kantselei asejuhi, brigaadikindral Pavlo Palissa sõnul kasutab Ukraina nüüd mitmel rindelõigul, sealhulgas Donetskis, 30% rohkem ründedroone kui Venemaa. Palissa võrdleb seda olukorda Kurski omaga, kus Ukraina tegi vastupealetungi 2024 aasta augustis ning see jäi kuni praeguseni viimaseks kuuks, mil Venemaa kaotas territooriumi. Tollal oli Venemaa ründedroonide osas Ukrainast selgelt ees, kuid Ukraina suutis siiski piirist üle tungida ja siseneda Venemaa territooriumile. Nüüd on Ukraina see, kes on ette jõudnud, kuigi mitte igas rindesektoris. Asi pole ainult koguses, vaid ka kvaliteedis. Ausalt öeldes peab ütlema, et kvaliteet on vaenlasega võrreldav, sest ka nemad arendavad oma süsteemi edasi. Aga me oleme teinud väga märkimisväärse hüppe, ütles Polisa aprilli alguses. See muutus Ukraina kasuks. Ründedroonide rindel leiab kinnitust ka Venemaa sõjablogijate poolt, kes teatavad sama asja, ütleb Euromaidan Press. Ja just siin hakkame nägema, kuidas Ukraina plaan Donbassi kaitseks tõeliselt kuju võtma hakkab. Ukraina eesmärk on nüüd kasutada oma droone, et suurendada survet Venemaa maismaa jõududele igal võimalikul moel. Ja parim viis selleks on laiendada sõda nii palju kui võimalik. Teisisõnu, asi pole enam rindevõitluses.
Ukraina ülesanne on muuta oma droonidest kubisevad tapatsoonid nii ulatuslikuks, et enamik Vene sõduritest sureb enne, kui nad üldse kindlusvööndit näevad. Keskmise tegevusraadiusega droonide kasutuselevõtt, millega Ukraina saab rünnata Vene tagalat okupeeritud aladel, tugevdab seda strateegiat, sest see halvab tugivõrgustikku, mida Venemaa vajab, et saavutada mingitki edasiminekut Donetskis. Nii valmistab Ukraina ette pinnase vasturünnakuks Donbassis. See sunnib Venemaad kulutama omaenda vägesid mõttetutes rünnakutes, mis ei jõua kunagi tapatsoonidest kaugemale, luues sellega kurnamissõja, mis nõrgestab iga uue rünnakuga Vene pealetungi. Mõte ongi luua olukord, millest rääkisime video alguses. Mida rohkem Venemaa proovib, seda valusamalt ta läbi kukub. Ja isegi kui läbikukkumine võib Venemaale tuua mõningaid territoriaalseid võite, nagu näeme mõnes Donetski piirkonnas, vähenevad need tulemused iga kuuga ning nende saavutamise hind halvab Venemaa. Kas see kõlab ebarealistliku plaanina? Kui jah, siis peame vaid vaatama Venemaa kaotusi, et mõista, miks Ukraina pealejäämine droonide arvestuses on võtmetähtsusega Donbassi kaitsmisel ja seejärel vabastamisel. Ajavahemikus detsember 2025 kuni aprill 2026 kaotas Venemaa 156 735 sõdurit. Muide, need on kinnitatud kaotused, mitte hinnangulised. Iga sõdur, kes langes Putini ambitsioonide nimel, registreeriti ja jälgiti Ukraina Army of Drones süsteemi poolt ning tõenäoliselt saab sellele arvule lisada veel mitu tuhat jälgimata surma. Venemaa ei värba piisavalt, et puudujääki korvata, sest 5 mainitud kuu jooksul jääb neil oma kaotuste katmiseks puudu üle 8000 sõduri. Kuid veelgi suurem probleem on see, mida sellises ulatuses kaotused Venemaa jaoks Donbassi-sugustes piirkondades tähendavad. Pea meeles, et Venemaa on suurendamas oma rünnakuid kogu Donetski piirkonnas. Selline asi on võimalik ainult siis, kui suudad rünnakuteks hoida tohutut maismaaväge. Venemaa kaotab üha rohkem. Kui Venemaa kaotab rohkem sõdureid, kui ta suudab värvata, olenemata sellest, kas need kaotused toimuvad Donbassis või mitte, on sellel üldine nõrgestav mõju. Kui see trend jätkub, hakkame nägema, et Venemaa liigub ühte 2 suunast. Kas rünnakute tempo aeglustub, kuna Venemaa püüab säilitada oma üksuste suurust, mis paratamatult toob kaasa väiksemad edusammud? Või siis Venemaa püüab säilitada rünnakute tempot, kuid kasutab selleks väiksemaid üksusi, nõrgendades seeläbi rünnakuid ja põhjustades rohkem surmasid. Mõlemad lähenemised tähendavad Putini jaoks halbu uudiseid Donbassis ja ega seal niigi asjad eriti hästi ei lähe. Venemaal on Donetskis vallutada veel umbes 6000 ruutkilomeetrit, enne kui ta saab väita, et kontrollib Donbassi. Kuigi kõik viimastel kuudel nähtud kaotused ei ole koondunud Donetskisse, toimub seal siiski piisavalt palju, et anda meile aimu, kui palju Venemaa peab ohverdama, et täita Putini ambitsiooni. 8. aprillil teatas United24 meedia Palisa kommentaaridest, kes avaldas, et Vene väed kaotavad nüüd Donetskis iga vallutatud ruutkilomeetri kohta 316 sõdurit. See on peaaegu 2 korda rohkem sõdureid kui eelmisel aastal samal perioodil. Samade saavutuste eest kaotati ning see tähendab Putini jaoks väga halba Donbassi aritmeetikat. Kui see kohutav kaotuste määr püsib, tähendab see, et Putin peab saatma 1 896 000 Venemaa sõdurit surma või raskelt vigastatuna, enne kui Donbass langeb. See on üle 500 000 sõduri, rohkem kui Venemaa kogu senine kaotuste arv kogu sõja jooksul. Ja näitab meile, et Donbass on Putini vägede jaoks surmalõks, isegi siis, kui nad saavutavad edusamme. Muidugi eeldab see, et Ukraina suudab hoida 316 sõduri kaotuse määra ruutkilomeetri kohta. See pole sugugi kindel. Kuid sisuliselt tähendab see kõik seda, et Venemaa on ennast nurka surunud. Kui seod need kaotused suurema rünnakutempoga, näed, et Venemaa kulutab rohkem oma sõdureid, et vallutada vähem territooriumi Donbassi piirkonnas kui kunagi varem. Kuigi Venemaa suudab endiselt survet avaldada, ei suuda ta seda teha kogu Donetski rindel. Jällegi, ta venitab oma vägesid ja droone liiga laiali. Ajal, mil Ukrainal on droonide osas 1,31 ülekaal, lõpuks juhtub see, et Venemaa rünnak killustub. Katsetused tiibadelt rünnata ebaõnnestuvad, nagu me näeme, ja Ukraina saab jätkata edasiliikumist mujal, mis aeglustab Venemaad Donbassis. Nüüd vaatame Venemaa jaoks parimat võimalikku stsenaariumi. See oleks see, et Donetsk langeb ja Donbass läheb Venemaa kontrolli alla. Olisa sõnul, kes tegi avaldusi märtsi alguses, kuluks Venemaal selle saavutamiseks 1,5 aastat, kui edenemine jätkuks jaanuari ja veebruari tempos. See tähendab juba seda, et Putini seatud 2026 aasta septembri eesmärk on maha maetud, mis on iseenesest võit Ukrainale. Iga kord, kui Putin väidab, et midagi juhtub, aga see ei juhtu, on see hoop Venemaa võimalustele veenda läänt, et Ukraina peaks lihtsalt Donbassi loovutama. Veel üks märkus Polisa kommentaaride kohta on see, et need tehti 1. märtsil, kui Venemaa liikus Donetskis kiiremas tempos edasi. Aasta ja poolega Donbassi vallutamine tundub nüüd lausa ambitsioonikas, eriti kui Ukraina suudab jätkata ja suurendada Venemaale tekitatud kaotuste hulka. Ja kaotusi tuleb veel juurde. Neid ei pruugi kokku tulla.
1,8 miljonit või rohkem, kuid on peaaegu kindel, et Venemaa peab ülejäänud 6000 ruutkilomeetri Donbassi vallutamiseks ohverdamas sadu tuhandeid elusid. Ja taas, see on parim võimalik stsenaarium. Ukraina teeb Donbassis kõik endast oleneva, et see stsenaarium ei saaks teoks. Lisaks rindel valitsevale surmavusele ja tapatsoonidele, mille Ukraina on täitnud rohkemate droonidega, kui Venemaa suudab hallata, on Ukraina alustanud Donetskis keskmaa droonirünnakute kampaaniat, mis lõhub Vene varustusteid ja toetussüsteeme nende vägedele rindel. Transpordid teid Donetski ringteel ning sellistes kohtades nagu Holivka, Andrivka ja Zures ründavad Ukraina uusima põlvkonna droonid. Ja kõik need rünnakud on mõeldud selleks, et Venemaad veelgi aeglustada. Mida vähem toetust on eesliinisõduritel, seda rohkem neist hukkub iga vallutatud ruutkilomeetri kohta. See on kurnamissõda 21. sajandil. Ukraina on selles meistriks saanud ja see võib olla võtmetähtsusega Donbassi vabastamisel pikaajaliselt. Jamestowni fond lisab, et Ukraina keskmaa droonid suudavad rünnata kuni 100 kilomeetri kaugusel rindejoonest ning Venemaa ei suuda neid droone tõhusalt tõrjuda õhutõrje puudumise tõttu. Praegu on Ukraina jaoks oluline iga Venemaa pealetungi kihi järk-järguline nõrgestamine. Eesliini arvud võivad küll pealkirjades domineerida, kuid just kogu Vene pealetungi aluse nõrgestamine Donbassis toob lõpuks võidu. Ja muidugi on veel kindluste vöönd. Need väikesed edusammud, mida Venemaa on Donetskis saavutanud, pole teda veel viinud silmitsi kindlustustega, mida Ukraina on kindluste vööndis ehitanud juba 12 aastat, alates sellest ajast, kui Putin alustas oma agressioonikampaaniat Ukraina vastu 2014 aastal. Jõed, miiniväljad, tankitõkked, punkrid, lõputud tapatsoonid, mis on täidetud droonidega ja linnad, mis moodustavad kindluste vööndi. Kõigest sellest peab Venemaa läbi murdma, et saavutada mitte midagi enamat kui pürhose võit. Siin on see, mida Ukraina tegelikult teeb. Ukraina loob olukorra, kus Venemaa paiskab kogu oma jõu Donbassi peale. See viib ühe kahest võimalikust tulemusest. Esiteks, Venemaa võibki seda teha, hävitades omaenda armee, et Donbass enda kätte saada. See rikuks Putini plaanid ülejäänud Ukraina suhtes ning tähendaks, et Ukraina vasturünnakud võivad tähendada, et Venemaa pole kunagi tema hõivatud aladel tõeliselt turvaline. Või teiseks, Ukraina purustab Venemaa rünnakud nii, et ainuüksi kurnamine takistab Putini vägedel Donbassi hõivamiseks vajalikule kaugusele edenemast. Siis saab Ukraina vastupealetung piirkonda alata, kuna Venemaa kaotab kõik Putini jonnakuse tõttu. Järgnevad kuud näitavad meile palju sellest, kui hästi Ukraina strateegia töötab, eriti kui suvine päike hakkab paistma. Aga praegu tundub see strateegia nii kindel, et Putini väed ei saa teha muud, kui end selle vastu puruks joosta. Ja ärge unustage, et kõik need edusammud, mida Ukraina mujal saavutab, võtavad Putini Donbassi pealetungi jõult ära. Moskva väed on õhukeseks venitatud, kuna nende logistika laguneb ja oma aktiivse kaitsestrateegiaga suunab Ukraina lahinguvälja initsiatiivi enda kasuks. Saate teada, kuidas, vaadates meie videot. Ja kui teile see video meeldis, siis ärge unustage tellida The Military Show'd, et ei jääks ilma meie analüüsidest Donbassi olukorra kohta. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!